kuidas teie pärsia ja iraani keele üles leidsite? No see on omaette pikk lugu. See nagu ei ole selle teema juurde ei kuulu. Aga kuidas see niimoodi? No see on pikk lugu ja see on pikk lugu selle. See peale. See on väga pikk lugu, jah? Aga alustame siis sellest küsimusest, et millal esimest korda Uku Masingut nägite ja mis asja oludel? Seda on muidugi nüüd niimoodi, mis just see päris esimene kord oli, seda on raske öelda, sest tegelikult minu niisugune tutvus Masinguga algas 1964. aasta sügisel, kui Linnart Mäll mind ükskord Masingu juurde kaasa võttis. Ja siis ma olin just suvel paar kuud varem tagasi jõudnud Taškendi ülikoolist, kus ma pärsia keelt olin õppinud. Ja siis muidugi võib arvata, et üks oli niimoodi. Ilma selleta võib-olla ei oleks Masing minu vastu hakanud huvi tundma. Esialgu oli ta muidugi üpris tõre, et mis asja, mis see niisugune on, aga siis aja jooksul siiski võib-olla minupoolne nahaalsus, et Tartus olles siis aeg-ajalt teda külastada püüdsin. Siis muidugi see suhtlemine hakkas nagu paremaks minema, Masing muutus leplikumaks. Ja võib-olla enne seda ma olin muidugi Masingust palju kuulnud, ilmselt see on ka juba nüüd ligi 50 aasta tagune asi, olin kuulnud Norbergundil, kes Masingu omast ajast juba ülikooli ajast ja semu oli. Ja tol ajal, kui Norbergund Tartusse tuli ja tal keeli õpetama hakkas, siis ta mingil ajal ööbis Masingu juures. Mis mulje sellest esimesest käigust ja kuidas seda Masingu elamist kirjeldada? Masingu elamine Tartus tol ajal Vilde tänaval, see ei olnud midagi erilist, tavaline Eesti-aegne korter. Muidugi mina olin harjunud palju viletsamates oludes elama, nii et tolle minu jaoks oli see küllaltki luksuslik elamine. Palju raamatuid ja mitu tuba ja pruuvi palju. Nii et teie õpingud idamaa keelte osas pälvisid Masingu uudishimu vähemalt? No ma ei oska öelda, mida nad pälvisid, aga meil tekkis mingisugune tekkis teemasid, mille üle me saime rääkida. Ja tol ajal oli see ka, tol ajal ma hakkasin tõlkima just pärsia keelest Omar Khayyami nelikvärsse. See oli muidugi Masingule küllaltki tuttav teema, sest ta oli nende asjadega ise tegelenud juba varem, nii et aga mulle paraku ta seda ei öelnud, et tal on juba need tõlked tehtud. Siiski küllaltki tähelepanelikult seda minu tegevust jälgis ja leidis lõppkokkuvõttes, et mõned luuletused on päris hästi tehtud. Nii sadakonnast mõned luuletused. Mis edasi sai? No ja siis see meie niisugune suhtlemine kestis nii kaua, kui ma nii Tartus elasin. See tähendab 1964. aasta sügisest kuni 1967. aasta sügiseni. Siis ma läksin ära Moskvasse aspirantuuri ja siis meie suhtlemine jätkus nagu kirja teel ja mul on Masingu kirjavahetusest on järeldus nii paarkümmend kirja, mis siis pärinevad aastatest, ütleme sellest 60. aastate lõpust kuni siis 1984. aastani, kui ta viimased kirjad kirjutas. See oli siis juba mõned kuud enne surma.
mida sisaldasid Maasingu kirjad? No väga raske öelda, sest need ei olnud, ma ütleksin kohe kõigepealt seda, et mina ei oskaks nagu Maasingust rääkida niisugustes ülivõrdes, nii et sest minu silmis oli Maasing üpris nii intelligentne vestluspartner, suhtleja, nii et ma ei osanud teda pidada mingisuguseks geeniuseks ja ega Maasing ise ka ennast geeniuseks ei pidanud. Kui oli tegu luuletamisega, siis ta ütles küll, et ega tema Eesti esimene luuletaja ei ole, ta on küll seal nende loendi päris alguses, aga mitte paraku esikohal. Ja alati rõhutas ka, et tema ikka arvestab neid inimesi, kes temast endast suutlikumad on, kes suudavad teha midagi paremini või rohkem. Ja selles meie niisugune suhtlemine niimoodi liikus sellistel puhtalt filoloogilistes valdkondades ja muidugi Maasing mulle küll mingisugust niisugust omalt poolt mingisuguseid teemasid ette ei andnud. Nii et ikka rohkem nii palju, kui mina küsida oskasin, nii palju tema vastas. Ja muidugi ta rääkis palju omaenda kogemustest, mis nüüd küll paraku jäid kõik nii enne sõja eelsesse aega. Ja isegi kui ma kord temalt küsisin, et 1939. aastal, et oleks võinud ju siit Eestist ära minna, et miks ta ei läinud. Ta ütles küll, et oleks ma teadnud, et see sõda nii ruttu peale hakkab, siis ma oleks ära läinud küll. Aga siis juba, kui sõda oli alanud, siis ei olnud tal võimalik enam kuhugile minna. Isegi 44. aastal mitte. Kas need inimesed, kes tegelevad, ütleme, idamaise kirjandusega ja idamaise folkloori ja mõttega, ütleme, üldiselt, kas need on natukene isevärk inimesed teistmoodi? No eks inimesed ikka, iga inimene on isemoodi, nii et aga tol ajal oli see orientalistika harrastus oli väga niisugune piiratud valdkond, sest võrreldes praegusega, praegu me elame täiesti teistsuguses maailmas, aga tookord oli see maailm Tartus väga suletud ja kaugemale ida poole oli väga raske midagi. Kaugemale ida poole oli väga raske jõuda. Muidugi Nurmekund kasutas ära seda konjunktuuri, mis tol ajal oli Nõukogude Liidus niimoodi suhetes Hiinaga, ta suutis niimoodi käivitada hiina keele õppimise. Aga muudes valdkondades siiski oli see vägagi tagasihoidlik. Ja selles Iraani ja selles valdkondas, see oli suhteliselt minu oma kogemuse põhjal, sest niimoodi 1957-58 aastal olin ma 2 pikka suve Kesk-Aasias ja siis nagu sattusin küllaltki järsult sellisesse keskkonda, mis Tartu omast väga palju erines. Ja selline muidugi vahetu kogemus selles idamaises miljöös, see muidugi andis omapoolse tõuke. Teil on ühine armastus, need on siis Omar Khayyami nelikvärsid. Kas oli ka juttu, et kuidas tema jõudis selle autorini ja kuidas teie jõudsite? Ei, sellest nagu otseselt ma ei mäleta, et sellest oleks otseselt juttu olnud, aga see oli niivõrd iseendast mõistetav teema, et iga üks, kes natukene Iraani kirjandusega kokku on puutunud, satub kõigepealt just Omar Khayyami peale, sest teiste võib-olla isegi olulisemate luuletajate või kirjamiste juurde jõudmine, see on eurooplase jaoks küllaltki raske, aga Omar Khayyam on see nagu esimene, kuhu välja jõutakse kõige kergem autor. On teil võimalus olnud hiljem näha ka neid tõlkeid, mida Uku Masing tegi?
ja need on ju ilmunud täies niimoodi või täies mõõdus nüüd tema selles esimeses raamatus, mis ilmus nüüd mille Rundel välja andis. Rundel ja Ilmamaa välja andis 90. aastate alguses. See on see vaatlusi maailmale. Ja noh, ma ei tea, ega seal midagi väga palju erina. Muidugi seal on mõningased erinevused on, aga no enam-vähem ega seal niimoodi ei ole võimalik palju sellest tekstist erineval viisil aru saada. On võimalik ainult erineval viisil sõnastada ja muidugi võib-olla ja seda sõnastust muidugi kui sõnastus natuke mõne koha pealt mulle tundub, et on natukene teistmoodi, nagu mina nagu eelistasin ütelda seda sama asja teistmoodi, nii et küsimus on pigem niisugune tõlkija oma keele juurde jäämises. Palju räägitaksegi Uku Masingu keelest just seoses tema luule, ütleme selle suure tekstimassiiviga või kuidas seda nüüd öelda tähendab, et kas on võimalik seda ka miskit pidi sõnastada, et mis see Masingu keel siis oli? Ma ei oska, sest igal inimesel, igal kirjamehel on oma keel ja muidugi Masingu need tekstid, need on pärit, mille põhjal sellest keelest räägitakse. See on pärit 30. aastatest enne sõjaeelsest ajast ja siis olid paljud asjad veel ei olnud päris nii täpselt paika pandud, kui see mitukümmend aastat seda eesti keele toimetajate tööd, mis selle keele paika panid. Ja aga ma ei ütleks, et mingi Masingu keelt oleks olemas. Sellepärast minul seda kogemust ei ole, et ma oleks midagi ära näinud selles, et see on midagi teistmoodi kui tavaline eesti keel, sest Masing muidugi midagi ta rääkis sel teemal, muidugi ta selles mõttes oli pahane muidugi, et toimetajad ja kriitikud tema keelt niimoodi kritiseerivad, ta oli selle peale ajuti üpris pahane ja ta leidis, et umbes niimoodi öeldes, et need, kes eesti keelt püüavad eesti keele päraselt rääkida, need lüüakse maha. Ja tal oli mitu niisugust valmis näidet selle kohta, milliseid sõnu eesti keeles tohib kasutada ja milliseid mitte. Sest siin oli muidugi üpris hea kas ta nüüd rahvakeele tundja oli, aga ilmselt tal oli päris hea ülevaade eesti keele sõnavarast ja eriti just selle varasema kirjanduse põhjal. Ja ta armastas niimoodi aeg-ajalt oma kirjutada sellised stiliseeritud vana keelt niimoodi matkivaid tekste. Ja kuigi aga muidugi teiselt poolt jälle Ain Kaalep on jälle ette heitnud Masingule, et Masing ei tundnud rahvakeelt, tema elas oma korteris ja sealt väljas palju ei käinud ja ei teadnud, kuidas rahvas räägib. Ja seetõttu, et nendes asjades, mis puudutavad rahvakeelt, Masing fantaseeris. Tulen veel korra selle Idamaa luule ja kirjanduse juurde, tähendab, et ta sisaldab alati eurooplase jaoks vist teatud annuse niisugust müstitsismi. Et need inimesed, kes on tegelenud või tõlkinud, tähendab, Idamaa keeltes, et nende keelekasutuses on mingisugune niisugune natukene müstiline taust, vastab see tõele? Ei, seda ei pruugiks nii öelda, seal on pigem muud asjad, sest võib-olla küsimus on see, et keskmine eurooplane liigub oma selle harjumuspärase kultuuri raamides ja tal on natukene raske välja minna kaugemale, sest eriti kui see tol ajal veel 20. sajandi esimese poole sees Idamaid tunti läänes vähe, nii et praktiliselt mingi
mingit suhtlust ei olnud, nii nagu see nüüd on, kus kõik käivad igal pool. Kus iganes ja kõik, kogu maailm on ühtemoodi, räägib ühtemoodi. Aga no mingis müstitsism on seal, kus ta peab olema ja ei ole mõtet nüüd seda otsida sealt, kus teda ei ole. Aga no seal on ilmselt see ka, et teatavad niisugused mitte harjumuspärane stiil ja väljendusviis ja teemad. Ja muidugi teemad on muidugi, millega Euroopa lugeja tavaliselt kuskil kokku ei ole puutunud varem. Kas Masingu luules on müstitsismi? No ma ei tea, mis asi see müstitsism on. Ma ei oska seda piiritleda minu jaoks. See ilmselt peab olema siis, kui me tahame seda moodi öelda, siis meil peab olema selge, mis on see mitte müstitsism. Niimoodi, aga minul nagu ei ole, minu kogemuses ei ole sellist piiri. Kõik asjad on võimalikud ja selleks piisab vaid ainult head tahtmist või niimoodi teatavad niisugust võib-olla suutmist niimoodi vaadata üle tavalise kogemuse piiride. Ja seda nüüd, mis jääb väljaspoole tavainimese kogemus, ei ole meil eriti põhjust pidada müstitsismiks. Ja ei ole vist eriti mõistlik seda sõna üldse kasutada. Või on vaja asju nimetada, siis neid saab täpsemalt nimetada. Selge. Kas oli ka kirjandusteadlad, tulen natuke kaugemalt selle juurde, kirjandusteaduses on niisugune mõiste, et Uku Masing oli sisemigratsioonis. Kas sisemigratsioon või niisugune endasse sulgumine oli tema puhul rohkem temast lähtuv või välistest oludest lähtuv? Kumba te niimoodi arvate? Seda võiks niimoodi öelda, see oli ikka talle peale surutud, sest ta kõigepealt niimoodi usuteadlasena jäi ta juba 1940. aastal välja üldse ühiskonnast, arvati välja ühiskonnast kõik, kes olid või väärselt teisel viisil kirikuga seotud, need arvati ühiskonnast välja. Mõned inimesed, muidugi, kes niimoodi olid välja arvatud, kuidagi ühel või teisel viitsil mingisuguse loobumise või lahtiütlemise hinnaga taastasid oma seisundi, aga Masing muidugi oli küllaltki selles mõttes kompromissitu. Ta teadis, mis asi õige on ja muidugi jäi siis selle oma õiguse juurde, ei püüdnud taastada oma suhteid. Kuigi tal ei olnud ka vist erilisi, või ei, tal oli siiski küllaltki palju oli konflikte. Mingil ajal isegi ei lastud teda Tartus ülikooli raamatukokku sisse. Tegelane. Ja muidugi tal oli piisavalt palju niisuguseid vaenlasi, kuigi oli ka niisuguseid toetajaid, mõttekaaslasi, oli piisavalt palju vaenlasi just niimoodi Eesti haritluste hulgas, kes teda ei sallinud juba Eesti ajast peale. Ja sellises olukorras, Masing muidugi jäi kõrvale, nii et ta ei tahtnud selles osas midagi teha. Kas vastab ka tõele see, et kui inimene on sellise kaliibriga mõtleja ja tähendab luuletaja, et see on ka paratamatu, et ta jääb niimoodi üksikuks? Võib-olla küll, et ta jääb nagunii, ta oligi, ega ta ei olnud ka Eesti-aegses sõjaeelses ühiskonnas eriti mingisugune oluline kuju, sest muidugi ta oli siis noor mees, ta ei olnud veel jõudnud ennast maksma panna, ta alles nagu ütles ka, et ta sai alles oma doktoritöö valmis, mis ka nagu paberiunti läks, nii et ilmavalguste tema doktoritöö ei näinud. Ja siis ta arvas ka, et kui see asi nii kestab, et siis tal on see professuur ülikoolis, mis annab talle sellise positsiooni ja piisavalt ka aega, et oma selle
harrastustega tegeleda. Ta arvas niimoodi, et talvel on ta seal ülikoolis ja suvel on ta siis vaba, liigub ringi Euroopas ja käib raamatukogudes. Aga siis tuli sellele asjale lõpp. Kas oli omavahelistes jutuajamistes juttu ka Saksamaa kogemusest, mida ta sai Saksamaalt? Saksamaal ta oli vist juba korduvalt niimoodi minu teada oli ta Tübingeni ülikoolis orientalisti Enna Littmanni juures. Enna Littmann on tuntud arabist, 1001 öö saksa keelde tõlkija ja samuti ka Littmanni juures ta õppis ka etioopia keelt, mida ta siis lootis, et saab ka Tartus kasutada. Tal oli selline lootus, et Tartus oli hea trükikoda ja võib-olla see trükikoda oleks hakanud siis ka kirjastama etioopia keelseid raamatuid. Ja ka pärast seda siis ta oli veel korduvalt Berliinis, käis seal riigiraamatukogus, kus ta ütles ka, et seal on kõik raamatud, mida iganes ta niimoodi näha tahtis, neid ta seal ka näha sai. Ja muidugi aga selle Saksamaa kohta ta oli niimoodi, ütles ta niimoodi, et ta oli väga imestunud, et Saksamaa suutis sõda alustada. Et tema arvamuse järgi oli Saksamaal väga sellises nirus seisundis veel tol ajal 39. aastal ja ta ei suutnud uskuda, et niisugune niru riik võib sõda alustada. Ja seetõttu ta muidugi ei teinud ka ettevalmistusi, niimoodi ütleme selle sõja jalust ära minekuks. Te olete ka tõlkinud India kirjandust, et kuidas hinnata Rabindranath Tagore'i eestindusi Uku Masingu poolt? Mina olen natukene India kirjandustega natukene teise külje pealt tegelenud ja Masingu ja ma mingil perioodil lugesin päris hoolega India kirjanduse tekste vene keeles ja Tagore'i tekste ka, aga minul ei ole mingi selle Masingu tõlgetega head kontakti tekkinud, mulle nad ei istu. Seal on midagi sellist, mis nagu ei kuulu selle asja juurde. Aga muidugi ka paljud Eesti lugejad neid väga kõrgelt hindavad. Nii et selles suhtes ma olen natukene, aga selles suhtes Masinguga nagu juttu ei olnud. Miks ta just neid on tõlkinud. Aga see võib olla ka selleks, et Tagore oli 20. aastatel Euroopas, eriti Saksamaal väga moes ja Inglismaal ka. Sest need tekstid, mida Masing tõlkis, need said 1914. aastal Nobeli auhinna. Kas võib? Ja siis aga mulle siiski kuidagi moodi selline natukene magusavõitu lüürika ei olnud meelt mööda. Kas võib mingit paralleeli tõmmata ka Uku Masingu ja Nikolai Konstantinovitš Röörichi vahel? Seda ma ei oska tõesti öelda. Ja ma ei tõesti olnud juttu ka, kas kui palju see Masing tundis Röörichi kunsti. Muidugi tal oli olemas, vist see kodus oli olemas see omal ajal enne sõda ilmunud see Röörichi album piltidega, nii et ilmselt ta seda pidi tundma mingil määral. Aga need Röörichi kirjutisi ta vaevalt tundis ja ma ei olnud juttu ka sellest kunagi, kuidas Masing suhtus teosoofiasse, selle Jelena Petrovna Blavatskaja teostesse, kelle järgi ja siis Röörichi perekond oli.
Te ise olete ka kirjutanud, et te olete käsitsi maasingut ümber kirjutanud. Kas, kui laialdane see käsitsi ümberkirjutamine tol 60. aastatel oli? No ega siis muud võimalust ei olnudki, käsitsi kirjutada. Kui oli mingit teksti oli vaja, see tuli siis ümber kirjutada. Ja kirjutusmasinad ka tol ajal ei olnud. Masingul endal küll oli see kirjutusmasin olemas, tema kirjutas masinal oma tekste, aga lihtsurelikult pidi seda käsitsi sule ja tindiga tegema, isegi vastakit tol ajal ei olnud. Nii et mul ma kirjutasin õige mitu luulekogu, masin neid muidugi ei andnud, nii et ma sain vist Linnart Mälli käest laenuks need luulekogud. Mälli masing alustas muidugi rohkem niimoodi. Mäll oli ilmselt tema silmis nagu olulisem, keda oli vaja harida ja kasvatada. Mind nii eriti. Ja siis ma kirjutasin 3 või ikka rohkem, üks niimoodi 4-5 luulekogu kirjutasin käsitsi ümber. Kas Masingu juures oli juttu ka tema ja KGB suhetest, et KGB hoiab tal natuke silma peal või sellest ei olnud? Ei, sellest juttu ei olnud. Nii et siis Masingu ajal KGB-d veel vist ei olnud, oli NKVD. Nii et aga ilmselt pärast sõda tal oli selle asutusega päris palju tegemist vist. Aga see nüüd see Masingu niimoodi ühiskonnast lõplik väljalülitamine ühiskonnast toimus vist 1964. aastal, siis kui mina temaga suhtlema hakkasin, siis ta sellest Usuteaduste instituudist sunniti ära tulema. Mis ta sellest rääkis? Ei, sellest ta ei rääkinud midagi minuga, temaga sellest juttu ei olnud. See oli nagu, sellest nagu on teada vist muude allikate kaudu. Ja siis muidugi tol ajal ma sageli kohtasin ka Vello Salomitsa Masingu juures, kellega oli tema Masinguga oli seda niisugused erilisemad suhted, just nii kiriku raamides suhted. Aga see oli jah, minu meelest see oli just tol ajal oli üks niisugune periood, kus kõikidest kõrgematest õppeasutustest lahti lasti kõik need eestiaegsed inimesed sel perioodil 60 aastate esimese poole sees. Ma tean isegi mitmed teisi, kes on lahti lasti, kuna nii kasutamiskõlbmatud. No tema vist tundis, ma olen nagu vist kas kellegi käest kuulnud, et tema tundis selle järgi kõige suuremat igatsust, et kuna ta kaotas selle õppejõu staatuse, ei saanud enam arhiividesse. No ja see ülikooli raamatukogu ta ka ei saanud, nii et ta ei olnud tol ajal keegi. Nii et siis abikaasa teda proua Eha pidas seda siis üleval. Ja seda vist lõpuni välja. Nii surmani välja, tal ei olnud mingit otsest sissetulekut. Ja 1985, kui ta suri, siis oli veel Nõukogude võim oma täies vägevuses olemas. Kuidas saaks niisugusele inimesele, üha enam meie ümber on inimesi, kes ei ole teda kunagi näinud, niimoodi formuleerida, et kes see Masing siis tegelikult oli? Seda on muidugi peaaegu võimatu ja seda ma kunagi isegi sellest rääkisin ühes oma sellises ettekandes, küll, et on 2 Masingut. Üks Masing on see, mida siis konstrueerivad niimoodi tema poolt kirjutatud tekstide põhjal inimesed, kes teda ei ole kunagi näinud ja need, kes on temaga niimoodi nii vahetumalt kokku puutunud. Sest ükski inimene, iga inimene on muidugi, kui ta on loovisik, ta eraelus on ikka midagi muud, kui ta nendes tekstides, mida ta kirjutab. Nii et see inimene selles täies ulatuses kunagi oma tekstidesse ei kandu üle. Ja muidugi on ka sest kirjutamine on niisugune intiimne tegevus, siis inimene istub seal oma kodus ja kirjutab ja paberile jõuab see, mis on tema niimoodi kujutluses.
aga see, mis tema vahetult tema ümber, see jääb elu kõrvale, ega ei ole niimoodi, et inimene paneb kõik kirja selle, mida ta niimoodi tegelikus elus teeb ja kavatseb ja mõtleb. Muidugi üks asi on muidugi kavatsemine, sest tavaliselt inimesed kavatsevad tunduvalt rohkem asju, kui nad teha suudavad. Vaatamatult väga paljud asjad jäävad hoopis tegemata, elulust jäävad välja. Niimoodi elusa inimese puhul on nad tema peas olemas, aga pärast surma neid enam ei ole. Alati kriipsutatakse alla Uku Masingu haaret. Et võib-olla see on üks... Haare, see on niisugune ka isikupärane asi, kui inimesel on huvi igasuguste asjade vastu, siis ka ta otsib need asjad üles ja püüab nendele lähemale jõuda ja otsib vahendeid, kuidas nende suunas minna. Ja see on puhtalt niisugune uudishimu asi, kui tavaliselt normaalne inimene pannakse pahaks, et kui inimesel liiga uudishimulik on. Niimoodi umbes nii küsimus, miks sul seda vaja tarvis on teada, mis sa nuhitsed sellest asjadest. Ja see normaalne inimene tegeleb ainult sellega, mis niimoodi raha sisse toob. See on niisugune keskmine, mis palgatöö jaoks vajalik on. Aga see uudishimu siis see sunnib tegema ka selliseid asju, mis kõik niimoodi selle uudishimu objektidele lähemale viivad. Kui palju neid Idamaa huvilisi ta ümber oli? Tähendab, teie Mälliga kahekesi, kas oli need veel? Kaplinski oli seal, Kaplinski käis ka, Kaplinski oli isegi palju niimoodi, ma isegi vist ükskord kirjutasin niimoodi, et Kaplinski oli tema niisugune õpilase seisuses, niimoodi käis niimoodi süstemaatiliselt Masingu juures, niimoodi teada saamas asju. Ja ega siis palju ei olnud, muidugi Nurmekund ja Masing oma vahel ausalt öeldes ega nad hästi läbi ei saanud, sest nad on siiski küllaltki erinevad isiksused. Nurmekund oli puhas niisugune keelemees, praktilise keelemees. Ta huvitas ainult konkreetselt ühe keele niimoodi valdamine, konkreetselt keelte valdamine, aga seda laadi niisugust, ütleme nii, kultuuriloolis, kirjanduslikku ja ütleme usuteaduslikku valdkonda nagu Nurmekundi jaoks ei olnud olemas. Tema meelest oli nagu ka mõnevõrra niisugune veidrus. Kas Haljanduda peab ennast natukene ka Uku Masingu õpilaseks? Eks ma ikka pean paratama see temaga suhtlemise periood, suhtlemine pikema aja jooksul ja küllaltki sageli see muidugi jättis jälje. Ja ma pidin öelda ka, et mõnevõrra niimoodi tõlkimise küsimustes ja üldse eesti keele kasutamise küsimustes ja need ma siiski püüdsin niimoodi läbi mõelda. Kõik see, mis Masing ütles, ma püüdsin siis läbi mõelda ja ka siis ise kasutada, teha täpselt samamoodi, kui Masing õigeks pidas. Ja see muidugi on jätnud jälje. Ja siis muidugi see ka, et kui inimene paratamatult niisuguses kolkas nagu Tartu, kauge maailma asjadega tegeleb, siis üksinda palju ei jõua. Kui ikka on inimene, kellega rääkida või kelle käest küsida, siis muidugi teadmine muutub kindlamaks ja niisugusest tõsisemalt võetavaks. Kas annab sealt mälusoppidest välja õngitseda ühte niisugust väikest pilti või stseeni, mida võiks iseloomustada, et Uku Masing niisuguses situatsioonis tegi just niimoodi või mingisugust ilusat väikest lugu? Vaevalt küll, sest see oli küllaltki niisugune, see suhtlemine toimus niisuguses statilises vormis niimoodi. Masing võttis oma külalisi vastu, sealt on niisugune vahetuba ahju ees.
üks ta ise istus seal ahju ees tugitoolis ja külaline tema vastas tugitoolis ja seal eriti liikumisvõimalusi ei olnud. Niisugust sagimist masinku juures nagu ei olnud võimalik märgata. See oli väga, väga niisugune staatiline funktsioon.